Tere ka minu poolt. Hea meel on jah, et me oleme nüüd juba päris pikalt seda ringdisaini ja ringmajanduse teemat siin arendanud ja neid sessioone, kuidas sessioone, ma vaatan, Markus ka siin liitus tema juhtimisel ju mitu tükki läbi viinud, et ega see teema ju midagi uut ei tohiks olla, aga siiski vähemasti nüüd viimaste aastate kogemus on olnud see, et huvi läheb suuremaks ja nii nagu Kristiina mainis ka vajadus nii ringmajanduse põhimõtete üldisemaks rakendamiseks kui ka konkreetsemalt, kui me räägime nüüd sellisest ökodisainist või ringdisainist, siis vajadus sellesse süveneda ja miks mitte ka juba rakendada, süsteemselt rakendada on üha suuremaks muutunud ja siin taustal viimase aasta jooksul käib üks suur müra ja kära, roheline teerull sõidab üle Eesti igasuguste tiigrite ja muude elukatega, nii et ega meil pääsu sellest ei ole. Ja sellepärast on hea meel, et on aktiviseerinud muuhulgas ka disainerid, tootearendusega tegelevad inimesed ja ka ettevõtjad, ütleme ettevõtetes tootearendusega tegelevad inimesed. Ja kui ma siin nii-öelda põgusa pilgu osalejate nimekirja peale vaatan, siis ma nägin jah, et väga palju on just selliseid tegelasi ja tegelikult see on hea meel, et selliseid tegelasi me tahamegi püüda oma selle kuidas sessiooniga. Aga et ma pikalt ei plärise, see oht võib olla, et ma teistel üldse ei anna aega, siis ma hüppan kiiresti oma ettekandesse. Aga miks ma ei saa screeni jagada? Nii ma pean vist kuivalt panema. Kas sa saad mu teha? Nüüd saab. Jah. Väga hea. Mul ikkagi mõned slaidid on ka, õigemini terve port slaide, et siis teile ilusasti struktuurselt ja arusaadavalt see teema ette laulda. Kas on näha? Väga hea. Tegelikult väike sissejuhatus on ka ikkagi vaja teha, sest et kuigi ma enne ütlesin, et väga palju nimesid, keda ma siin screeni peal nägin, osalejad ja kuulajad täna ju on tegelikult sellest ringmajanduse, ringdisaini tõdedest juba enda jaoks nii-öelda põhiarusaama tekitanud, siis siiski tahaks rõhutada, miks me peaksime sellise üldise ringmajanduse teema kõrval rääkima just ringdisainist. Mulle endale küll see ringdisaini nimi, ütleme see ringsus iseenesest väga peab mulle meeldima, sellepärast, et nagu Kristiina ütles, et mingisugusest ringmajanduse gurudest rääkis siin, eks ju, eks ma olen ka üritanud lõigata, eks ju, populaarsest passwordist oma osa, aga tegelikult mulle meeldib palju rohkem selline üldisem termin, mis on ökodisain. Et ringdisain on üks osa natukene laiemast lähenemisest, mis siis on ökodisain, mis käsitleb kogu sellist keskkonnatemaatikat mõnevõrra laiemalt. Aga see selleks, ma seda teemat siin täna avama ei hakka, võib-olla mõni teine kord, aga et tuua see jutujärg tagasi ikkagi disaineri juurde ja ma tean, et kuulajate seas on väga palju inimesi, kes peavad ennast ikkagi disaineriteks või tootearenduse protsessis kaasalööjateks, siis vaadake peeglisse ja hästi teraselt, sellepärast, et tegelikult teie kätes on väga olulisel määral siis meie nii-öelda üldine keskkonna mõju teke ja siin on erinevaid uuringud läbi viidud. Euroopa Komisjon oma ringmajanduse kodulehe esimese lausena kohe väidab, et 80% tekkivast keskkonnasaastest ja 90% tootmiskuludest tegelikult sõltub disaini etapi otsustest. Ega siin midagi valet ei ole, nii ta tõesti on, et tegelikult disainer on võtmetegija ja teie otsustest selliseid tooteid ja teenused, mida teie disainite ja kujundate, sellest sõltub ka siis nende toodete ja teenuste hilisem keskkonnamõju. Ja lõppkokkuvõttes sellest sõltub väga olulisel määral meie kogu ja miks mitte ka ökosüsteemi heaolu. Nii et selles suhtes vastutus on disaineritel väga-väga suur. Ja kui me vaatame seda tänast pilti, siis me tegelikult näeme, et mõne võrra võib-olla selline disaini paradigma või ütleme ka disaini haridus ja koolitus ja disainerite tegevus on tegelikult olnud loomingulisuse ja innovaatilisuse väärkasutus, sellepärast et tihtipeale
arvate või on arvatud, et mingisuguse probleemi lahendusena panustatakse kuidagi üldisesse heaolusse. Tegelikult me näeme, et valdav osa tänapäeva lineaarse ehk siis konventsionaalse majandussüsteemi või ütleme majandussüsteemi tulemusel tekkinud toodetest ja teenustest ja selle disaini taustast on olnud tegelikult suunatud pigem jäätmetekkele, ehk siis pigem on probleeme juurde tekitatud, mitte ei ole probleeme lahendatud. Et selles mõttes peaks ikkagi võtma täna viimane aeg, eks ju, ka disaineri seisukohast sammu tagasi ja vaatama seda süsteemi laiemalt ja ikkagi endale esitama küsimuse, et miks, et kas need tooted ja teenused, mille disaini ma igapäevaselt panustan, ikkagi tegelikult lahendavad probleemi, et võib-olla see nii ei ole. Ja tegelikult siin tekib järgmine küsimus peale seda küsimust, miks, et kuidas siis, eks ju, ehk siis mida siis, kuidas me siis tegelikult saaks teha need sammud, need otsused igapäeva tegevust siis suunata nii, et me tooted, teenused tõesti oleksid kasulikud, sobiksid meile ehk neile, kes seda toodet või teenust tarbivad, aga oleksid ka siis võimalikult väikese keskkonnamõjuga. Ehk siis sellist toodet ja teenust pole olemas, mis mingisugust keskkonnamõju ei oma, kuigi võiksime siin ka veel omaette avada uue diskussiooni tund aega vähemasti rääkida, et mis on positiivsed keskkonnamõjud ja mis on negatiivsed keskkonnamõjud. Aga fakt on selles, et tänane selline ütleme, kui me jääme sellisesse tänapäevasesse uude lähenemisse, ringmajandusse ja ringdisaini, siis siin nii-öelda disaini või tootearenduse protsessis on teatud erisused, kuigi ütleme selline üldine disain mõtlemine ja kogu see disaini strateegia ju jääb samaks, et me ei räägi ringdisaini või ökodisaini puhul mingisugusest omapärasest eriskummalisest disainiprotsessist, aga me peame siiski endale teadvustama, et see protsess on mõnevõrra erinev just sellepärast, et me peame tegema uut tüüpi otsuseid, me peame kasutama uut tüüpi informatsiooni, me peame oskama seda kasutada. Me peame orienteeruma uutes võtetes, uutes meetodites ja vahendites, ehk siis kuidas seda uut informatsiooni, asjakohast informatsiooni, kuidas neid nii-öelda vahendeid siis kasutada, et oma tootearendust keskkonnahoidlikumaks ja miks mitte siis ka ringsemaks muuta. Ja siin on siis terve rida nüüd tänaseid nii-öelda küsimusi, millele peaksime vastama ja selles mõttes lihtsalt on selge, et tänastel tootearendusega tegelevatel inimestel, ettevõtetel ja disaineritel on vaja teatud lisapädevust, oskusi ja vahendeid, et siis tänases olukorras seda miks ja kuidas küsimusele paremini vastata. Ja nii nagu Kristiina siin juba varem mainis, nüüd varasemale kogemusele toetudes ja koos siis ettevõtetega ja disaineritega seda teemat lahtistada püüdes, oli selge, et on vaja siis nii-öelda abivahendeid, töövahendeid, konkreetsed töövahendeid, millega seda protsessi siis juhtida paremini ja kuidas seda süsteemselt, struktuurselt ilusasti läbi viia. Ja kuidas siis tegelikult seda teha ka võimalikult nii-öelda arusaadavalt ja lihtsalt ja tegelikult vist jah, siin on neid erinevaid sisendeid olnud, ühelt poolt siis see Tallinna kogemus ja initsiatiivid ja projektid, teiselt poolt siis disainikeskuse projektid siin, mis on olnud rahvusvahelisel tasandil, mis on ka oluliselt siis panustanud nende töövahendite väljatöötamisse. Ja kogu selle protsessi käigus me saime aru, et mõistlik enne kui me hakkame suure hooga ja hurraaga ringdisaini mõnes ettevõttes nii-öelda rakendama, seda protsessi läbi viima on nagu mõistlik teha esmane ülevaatus, et üleüldse aru saada, mis on konkreetsele ettevõttele asjakohane, mis on need nii-öelda ringdisaini strateegiad, millega oleks mõistlik jätkata ja mida nii-öelda oma tootearenduses või teenusarenduses, millele keskenduda
Ja võib-olla isegi olulisem on see, et kas ettevõte üldse on suuteline võimeline sellist tootearendusprotsessi ellu viima, võttes arvesse ka keskkonna aspekte. Ehk siin selle protsessi käigus meil on tänaseks, Kristiina, sa võid noogutada või mitte noogutada, aga ma arvan, üks 30 ettevõtet me oleme kindlasti auditiga katnud ja tegelikult selle kogemuse tulemusena väga selgesti võime öelda, et võib-olla 20% nendest ettevõtetest olid kohe valmis tootearendusega edasi minema, ehk siis hüppama nii-öelda sprindi faasi, mida me ka teile kohe pärast minu juttu tutvustame. Aga jah, see audit on välja töötatud siis eelkõige Eestis toimetavatele väikestele keskmise suurusega ettevõtetele ja ta sobitub paremini tootmisettevõtetele. Et selles mõttes nagu klassikaline tootmisettevõte, kellel on ühel või teisel moel ka tootearendus või kes panustab, kellel mingi oma tootearendus olemas. Väga raske on rääkida ettevõtetele tootearendusest, kui tal seda tootearendusega igapäevaselt ei tegele. Ja selge see, et teatud eeldused on siin vaja. Üheks eelduseks on see, et ettevõte peab ise soovima väga selgesti sellist ringdisaini oma ettevõttes rakendada, oma tooteid, teenused ringsemaks muuta. Ja muidugi peavad olema tal ka piisavad ressursid ja siin ka jällegi meie kogemus näitab seda, et tihtipeale, kui see on selline ad hoc idee ettevõtte poolt, siis üldjuhul sellisest auditist või selle tulemus väga palju seda ettevõtet ei aita, kui sellel juhtkonna tugevat toetust ja commitmenti taga ei ole. Siin võib kohe tekkida ka küsimus, et kes siis sellist ringdisaini auditit võiks läbi viia ja jällegi meie kogemuse põhjal me näeme, et oleks hea, kui see on ekspert, on ta siis disainijuht, ekspert, kindlasti tal peab olema teatud pädevus ja kompetentsus. Ehk oluline on mõista ja hoomata auditeeritavat või konkreetselt siis tootmisvaldkonda. Muidugi tal peaks olema teadmised disainipraktikatest ja tootearenduse aspektidest, ehk siis päris selline tavaline inimene, kes on lõpetanud keskkonnakorralduse ülikoolis, võib-olla vajab ikkagi pädevus, eriti mis puudutab sellist tootearenduse temaatikat juurde arendamist. Aga teiselt poolt on väga oluline sellise auditi läbiviimise puhul ka selline klassikaline juhtimissüsteemide tundmine ja arusaamine, kuidas siis ettevõtted oma äristrateegiaid püstitavad, et jällegi siit selle kogemuse põhjal võib öelda, et selline kombinatsioon või meeskond ehk siis ühelt poolt disainer ja teiselt poolt võib-olla siis selline juhtimissüsteemi ekspert, et just sellises kombinatsioonis on üldiselt kõige mõnusam seda auditit läbi viia. Ja nii nagu ma enne ütlesin, selle ringdisaini auditi metoodika väljatöötamisel siis koostöös disainikeskusega me oleme ikkagi ka näinud, et need audiitorid peaksid siis omama vastavat pädevust, siis see tähendab seda, et nad võiksid olla läbinud ka vastava koolituse. Nii et siit ka juba praegu etteulatuv üleskutse, et need, kes te olete huvitatud sellist ringdisaini auditit sisuliselt kasutama ja ettevõtetele nõustamist pakkuma, et igal juhul siis oleks mõistlik kontakteeruda disainikeskusega ja ma tean, et on siin plaanis terve rida siis selliseid koolitusi ka edaspidi disaineritele läbi viia. Ja kui me tuleme nüüd selle protsessi juurde ja Kristiina ütleb mulle, palju mul veel aega on jäänud. Polegi jäänud. Natuke on, kuna me alustasime paar minutit hiljem, siis 5 minutit veel. Okei, no siis ma teen kiiresti, sellepärast, et Kaarel tuleb ja tegelikult räägib, kuidas päriselt see asi ühes ettevõttes läbi viidi. Aga laias laastus, jah, need etapid, võib-olla kõige olulisem on see, et me oleme selle disaini metoodika löönud väga selgesti 2 olulisse hindamise etappi. Ja nii nagu ma enne ütlesin, selle ringdisaini auditi eesmärk on kõigepealt ikkagi tuvastada selle ettevõtte nii-öelda võimekus üleüldse tootearendusega tegeleda ja seda enam veelgi ringdisainiga tegeleda ja sellepärast selline nagu esimene samm või etapp selle auditi käigus on siis organisatsiooni, ütleme sellise disainivõimekuse hinnang.
Ja teiseks etapiks on siis või konkreetseks selliseks tegevuseks on siis tegelikult juba konkreetne hinnang selles osas, milline ringdisaini strateegia võiks siis olla kõige asjakohasem ja kõige otstarbekam konkreetse ettevõtte jaoks, millega siis edasi minna juba sprindifaasi. Ja võib-olla lühidalt siis sellest disainivõimekuse hindamise metoodikast, nii nagu ma enne ütlesin, et kogu see auditi protsess üldiselt on siiski selline esmane hindamine, eesmärk ei ole siin seda teha väga mahukalt ja ajakulukalt. See muidugi ühelt poolt eeldab inimeste või nende audiitorite teatud pädevust, et seda kiiresti teha, aga põhimõte on see, et selle informatsiooni peab kätte saama siis ettevõtte tippjuhtide ja vastavate siis võtmetöötajate intervjuude ja varasema informatsiooni põhjal. Me oleme ise siin näinud, et kuskil 2-3 tunniga tegelikult väiksemas ettevõttes on võimalik see informatsioon koguda ja selle aluseks on meil siis sellise võimekuse hindamise alus sellise checklistina me siis kasutame klassikalist sellist innovatsiooni auditi metoodikat, mida võib-olla teist mõnedki on oma karjääris või oma tööelus kasutanud, mis siis põhineb sellisel 5 peamisel valdkonnal, mida siis hinnatakse läbi siis sellise checklisti ja selle põhjal on võimalik siis anda teatud hinnang ehk siis punktid, mis siis omakorda joonistab välja lõpptulemuse, mille põhjal on siis võimalik öelda, kas ettevõtte nii-öelda äristrateegia toetab sellist ökoinnovatsiooni ja ringdisaini läbiviimist, kas siis ettevõtte organisatsiooni struktuur on piisav ja aitab kaasa innovatsioonile ja ringdisainile, tootearendusele. Samuti, kas ettevõttes on piisaval tasemel välja töötatud selline tootearendust toetavad protsessid, kas nad on olemas, kui robustsed, kui paindlikud nad on, mil määral on dokumenteeritud ja kui palju selline info või ütleme, see teadmine on viidud nii-öelda ettevõtte erinevad tasandile ja võtmeisikuteni, kes siis tegelevad tootearenduse ja tootmisega. Ja muidugi seosed, ehk siis see on ülioluline pool, mida peaks kindlasti ka hindama, et kui suure võimekusega, mis on ettevõtte võimekus teha koostööd ja luua sidemeid. See on niisugune huvitav teema, mis tegelikult viimasel ajal toob näidanud, et see võib olla väga-väga erinev. Ikkagi väga palju Eesti ettevõtted ikkagi väga kapseldunud endasse ja tegelevad selle oma väikese mulli sees ja ei taha eriti väljapoole vaadata. Ja sealt tulenevalt ka siis see õppimisvõime ehk siis kiiresti hoomata arenguid nii ettevõttest väljaspool olevad kui ettevõtte sisemisi arenguid. Et need on siis need 5 põhilist valdkonda või elementi, mida selle võimekuse hindamise puhul hinnatakse ja nii nagu ma enne ütlesin, siis ka visuaalne viis ka neid tulemusi siis sellise Amblit diagrammina esitada. Ja siin on ka meil üks väike kokkuvõte, mis me siin varasemate ringdisaini auditite puhul tegime koos Markus Vihmaga. Üks väike artikkel sai isegi kokku pandud ja huvitav oli siin natuke vaadata just Eesti ettevõtete siis võimekust kokkuvõtvalt, et mis siis seda mõjutab ja selge on see, et selline juhtimissüsteemi juhtimiskultuuri tase on ülioluline ja siin väga selgesti joonistuvad välja ikkagi need ettevõtted, kellel on kas siis välisomand või kuuluvad mõnda suuremasse või globaalsesse gruppi. Seal on selge, et seal selline juhtimisstruktuur ja ka äristrateegia ja iseenesest juba selline keskkonna ja ringsuse temaatika on üldiselt ikkagi strateegia tasandil olemas, siis väga paljud meie kohalikud ettevõtted, ütleme sellise juhtimissüsteemi taseme poolest pigem hästi see olukord ei ole. Ja muidugi oskused sidemeid luua, õppida, see tuli väga selgesti välja ja muidugi positsioon tarneahelas ja nii nagu me teame, Eestis on väga palju ettevõtteid, kes oma tarneahela positsiooniga ikkagi väga paljuski kas siis teevad alles alltöövõttu või siis on vahehaaval liikumas sealt välja oma toodete poole, aga see on ka oluline just see tootearenduse tase
siis organisatsiooni sees. Kel huvi on nende tulemuste kohta rohkem infot saada, siis vaadake, ma panin siia lisaks ka siis selle artikli lingi. Ja siis see teine pool, mis on siis strateegiate analüüs ja valik. Sul hakkab aeg otsa saama. Ja see on põhimõtteliselt meie kogemuse järgi on kõige mõistlikum seda teha sellise õpitöö vormis, jällegi ettevõtte võtmetöötajatega ja ka siin üldjuhul on võimalik siis seda varieerida sõltuvalt sellest, kuidas ettevõtte ja kuidas need töötajate nii-öelda valmisolek sellesse kaasata on, et mõistlik on seda teha sellise õpitoana, kus tegelikult seda asja ka selgitada ja ma kujutan ette, et nii mõnedki teist on siis teadlikud sellisest meie poolt välja töötatud ringdisaini strateegiate kogumist. See on nagu aluseks sellele metoodikale. Mõte on see, et me siis selgitame välja ettevõtte tänase olukorra erinevate ringdisaini strateegiatest lähtuvalt ja ka hindame siis ettevõtte potentsiaali, et seal, kus see potentsiaal suurem on, sinna suunas tasuks siis hakata oma tootearendusega liikuma ja siin see olekski siis nagu selline ettevalmistav tegevus siis järgmiseks sammuks, milleks ongi see sprint. Ja siin ma panen oma suu kinni. Nii, aitäh sulle väga ülevaatliku ettekande eest. Kui kellelgi on veel soovi, siis võite jooksvalt küsimusi esitada, et meil on hiljem kõigi esinejatega arutelu, kus siis saame erinevaid teemasid tõstatada. Aga nüüd ma annaksin sõna edasi Kaarelile. Aitäh. Minul on hea meel selles mõttes enda kogemust jagada, et koos Harriga me seda ringdisaini auditit läbi viisime ühes mitte päris väikeses ja mitte ka päris keskmises ettevõttes, tegelikult üsna suures ja väga tootmisettevõttes, mis tegi asja üsna põnevaks. Ja ma annan siis võib-olla väikse sellise ülevaate, ma tegin ka mõned slaidid ja annan väikse ülevaate sellest, kuidas see protsess siis meie poolt välja nägi, mis me täpselt tegime. Harri rääkis, et miks seda on vaja teha. Ettevõte, kus me seda siis tegime, on Fram. Tänaseks on tegemist Eesti suurima betoontoodete tootjaga. 2 aastat tagasi, kui me seda auditit läbi viisime, nad olid vist suuruselt 3., 4. või lausa 5. Vahepeal nad on üle võtnud ühe konkurentidest ja on kaasanud välisosaniku endale. Ja tegelikult siis, mida nad toodavad, mida nad teevad, seinaelemendid, ehk et need elemendid, millest laotakse kokku erinevat tüüpi hooneid moodsal ajal, kus on siis juba aknad ja uksed võib-olla ees, erinevad õõnespaneelid, millest üldjuhul tehakse siis vahelagesid, standardsed tooted ja standardtoodete hulgas siis on ka erinevad kivid, alates äärekividest lõpetades sillutiskividega. Neid, kui te ei ole näinud, siis kindlasti te jalad-allad on nendega kokku puutunud, neid on igal pool. Ja tegelikult täpselt need samad 5 elementi, millest Harri just rääkis, selle ülesehitusega me siis läksime ettevõttele peale, see hea aru saada, et tegelikult ettevõte ei olnud mingisuguses vaeslapse olukorras, et nad ei oleks tuttavad olnud ringmajanduse põhimõtetega, et vastupidi, tegemist on vähemalt minu kogemusel oluliselt üle keskmise vastutustundlike juhtidega ja omanikega ettevõttega, kes on väga püüdlikult siis püüdnud erinevaid põhimõtteid oma igapäevatöösse rakendada, nii siis äritasandil kui ka sotsiaalsel tasandil oma töötajatega, oma kogukonnaga, kus nad asuvad. Ja selles suhtes nende uudishimu ja huvi ka ringmajanduse põhimõtete vastu oli päris suur. Et kuidas me seda tööd alustasime, meil tegelikult juba paralleelselt käis nendega projekt puhtalt nende siis köögipoole korrastamiseks ja prügi sorteerimiseks. Et siis ringdisaini auditi käigus me sukeldusime Harriga ka siis nende olemasolevatesse dokumentidesse, et aru saada kogu nende äripoolest ja sellest, kuidas neil protsessid on dokumenteeritud ja kuidas siis kogu selline tootearendus ja toote elukaar välja näeb. Veetsime oma disaineritiga päris mitu päeva, käisime erinevatel päevadel, et aru saada rutiinidest, käisime siis nende tootmises koha peal ja lappasime reaalselt kummikinnastega siis nende prügikastides, prügikonteinerites, et aru saada, milline prügi tekib, kus tekib ja miks tekib. Selleks viisime ka läbi siis vestlusi nende samade inimestega, kes seda prügi tekitasid.
tegime läbi vaatlusega kogu tootmisahela kontekstis ehk et kust tuleb tooraine sisse, kuidas ta liigub läbi erinevate tootmisüksuste, kus mida temaga tehakse ja kus tekib siis mingisugust prügi või jäätmeid või kõrvaltooteid ja kuidas siis valmis toodang pakendatakse ja kuidas ta siis teele läheb kliendi suunas. Formaati kuulus ka siis selgelt selline töötuba erinevate võtmeosapooltega. Meil, nagu ütlesin, oli hea koostöö juba käimas selle ettevõttega. Juhtkond oli paadis, lisaks osales siis seal töötoas tootmisjuht, kvaliteedijuht, ostujuht. Tõenäoliselt oli paar inimest veel, ehk et kõik, kes siis selle toote elukaarega moel või teisel kokku puutuvad, nii nende materjalidega, klientidega, logistikaahela planeerimisega. Ja siis selle töötoa käigus me Harriga koos püüdsime ära kaardistada erinevaid kriteeriume, mis meile olid huvitavad, et nii suunatud küsimustena kui ka lihtsalt vestluse käigus märkmeid tehes, sest kõikidele küsimustele ei ole jah või ei vastuseid, et nad on ka tihtipeale sellised hinnangulised. Ja siis seal analüüsi käigus siis jah, tulenevalt just nimelt selle ettevõtte ärimudelist püüdsime siis ka kokku panna nii soovitusi kui ka listida neid tegevusi, mida nad juba täna teevad, mis on õiges suunas ja mida neil on milleks nad on võimelised, ehk et ei ole mõtet idealiseerida ja tekitada nimekirja sellest, millist tootearendust või protsesse nad võiksid juurutama hakata, kui ettevõttel puudub selleks lihtsalt võimekus. Et sellepärast ongi oluline seda auditit läbi viia kontekstis. Et Frami puhul jah, väga selgelt need 5 kategooriat, kuidas erineval moel ringdisaini põhimõtteid oma igapäevatöös rakendada, võiks need kiirelt läbi koos praktiliste näidetega. Tegemist on väga materjalimahuka äriga ja materjaliks antud juhul on siis jah, liiv ja killustik, mida kalluritega suurtes kogustes karjäärides tuuakse väga erineval kujul metall, peamiselt siis selleks armatuuriks, mis betoonelementide sisse läheb, erinevad puitdetailid, millest ehitatakse siis neid konstruktsioone, mille sees seda betoonivalu tehakse, tsement, mida siiamaani osteti siis Kundast 100%, mis on siis põlevkivijääkidest tehtud tootmisjääkidest, aga tänaseks nad on juba, ütleme, natukene veel kasutavad ka Kunda-tsemendi materjali ja on valinud siis välja paremad partnerid. Ehk et täna on väga oluline küsimus, et kust see tooraine tuleb, et see oleks sertifitseeritud, et selle päritolu oleks teada, et see oleks ka võimalikult jätkusuutlikult toodetud ja tegelikult sellist vasakult halli materjali kuskilt tänapäeval enam on küll võimalik saada, aga on põhimõtteliselt välistatud, et sellise kaliibriga ettevõte seda saab endale lubada. Et tooraine on esimene koht, kus nad siis tegelikult väga selgelt monitoorivad, kelle käest, mida nad ostavad, mis jalajäljega see materjal on ja teiseks siis ka partnerid, kellega nad koos töötavad. Transporditeenus, mida nad sisse ostavad, erinevad tehnika ja seadmed ja muud teenusepakkujad, täpselt samamoodi ka nende taustauuring ja selge valikute tegemine. Ja valikud antud juhul on, jah, paremad valikud on alati kallimad valikud, et see ongi see vangerdamise koht, et me teame kõik väga hästi, kuidas teha õigesti, aga kuidas teha nii, et see oleks ka jätkusuutlik ja äriliselt võimalik. Et see on see koht, kus ettevõtted tihtipeale peavad kompromisse tegema. Et siin jah, materjalide puhul siis veel kriteeriumideks oli, et päritolu, kust seda tuuakse, kui kaugelt seda tuuakse ja ka ise reality checki tegemine ehk et vaatluste tegemine nendes karjäärides, et kas paberitel kirjeldatud olukord ka päris elule vastab. Ja ostujuht samamoodi siis materjalide sisseostmisel väga selgelt hakkas jälgima ka seda, et kui palju on pakendid, kuidas need on pakendatud, kas on mingisugused lihtsamad ja hulgipakendid ja kuidas seda pakendi materjali omakorda siis utiliseerida. Teiseks kogu selline tootmisprotsessi pool ja tootearenduse pool. Et viimane, mida nad tegid, ma just täna suhtlesin ettevõtte juhiga igaks juhuks, et värskendada neid muljeid ja täpsustada, mida nad siis teinud on. Et see viimane oligi näiteks tootearenduse teema klaasiga. Klaas on üks neist vähestest materjalidest, mida annab klaaspürgi siis antud juhul, mida annab siis betooni sisse segada, ilma et see mõjutaks betooni olulisi omadusi meie klimaatilises vööndis, milleks peamine on siis tegelikult selline külmakindlus ja vastupidavus.
mistõttu sinna betooni tegelikult ei saagi väga mingisugust muud prügi sisse panna, sealhulgas näiteks ka seda Kundast või mujalt pärit põlevkivi tolmu ja aherainet, sest see lihtsalt muudab selle betoonelemendi ilmastiku suhtes liiga tundlikuks talvisel ajal ja see hakkab pragunema. Et igal juhul nad pigem teevad monomaterjalist, et nad ei sega oma tootesse sisse igasugust sodi, sest hiljem muudab see selle toote taaskasutamise ja ümbertöötlemise praktiliselt võimatuks, sest seda ei ole võimalik enam sorteerida. Ja kindlasti siis ka see iseenda jääkide kasutamine. Kas siis iseenda tootes, kui nad on selle suutnud lahti sorteerida komponentide järgi või siis ka edasimüümine. Sinna ma ka jõuan. Tootmise poole pealt siis väga selgelt nad on juba väga pikki aastaid kasutanud rohelist energiat ja otsinud ka võimalusi selle energia ja materjalide kokkuhoiuks. Kogu nende tootmisprotsess, mis järjekorras, mis etapid on üles ehitatud selliselt, et võimalikult vähe raisata ja kulutada ressursse. Töövahendid, tööriided, kindad, et kõik on ka selles mõttes nagu sourcitud pigem kvaliteetsed ja kallimad, et nad kestaksid kauem, et neid on võimalik pesta ja korduvalt kasutada, et nad ei kesta mitte ühte päeva, ühte vahetust, kuni siis tegelikult oma toitlustuseni välja, et inimestel ei oleks vaja hakata endale tellima või koha peale kaasa võtma pakendatud toitu, et oma söökla seda toitu neile pakub. Ja väga teadlikult, kus ka meie oleme panustanud, on siis inimeste ehk et nende 200-200 töötaja teadlikkuse tõstmine igapäevaselt, et nad võtaksid ka koju kaasa selle jätkusuutliku mõttemaailma. Rääkimata siis sponsorlusest, erinevatest talguprojektidest, mida ka tehakse, aga kindlasti selliste hoogtööna mõnedel kordadel aastas. Kuhu nad veel ei ole jõudnud, aga kuhu nad tahaks jõuda selgelt, on siis ka kõik sõidukid, nii betooniveokid kui ka tööautod, väiksemad sõiduautod välja vahetada selliste vastu, mis on väiksema keskkonnajalajäljega, siis kas hübriidid või elektrisõidukid. Pidev investeerimine tootmisseadmetesse ja uute tehnoloogiate kasutusele võtmine, mis võimaldab tegelikult seda toodet ehitada ja toota sellised, et selle eluiga on pikem. Seda eluiga eelkõige mõjutab siis materjal, kas kasutada siis virgin materjali ehk et puhast, värsket, parem kasutamata toorainet või siis juba sinna sisse segada teatud koguses kasutatud kellegi vana prügi või enda vana prügi. Sellest ma rääkisin, et see võib väga selgelt mõjutada toote kvaliteeti ja kestvust ja seda koormustaluvust ehk et need on need komponendid, millega nad pidevalt mängivad ja õnneks oma laboris nad siis ka tegelikult testivad ja neid retsepte pidevalt segavad ja katsetavad. Samamoodi siis ka suurem panustamine nendele standardsele toodetele, sest need on universaalsemad, nõuavad vähem ressurssi enda tootmiseks. Need äärekivid, sillutised ja ehitusblokid selgelt nagu kasvutrendis ja ka tegelikult oma toote kõrvale selgelt sellise teenuse komponendi pakkumine, et see, mida klient tellib, oleks tegelikult optimaalsemalt toodetav ja ka see logistika oleks õiges järjekorras planeeritud. Et rekkad ei peaks sabatama nende elementidega kuskil ehitusplatsil, vaid et kogu see logistika on korraldatud selliselt, et ta võimalikult vähe raiskaks. Eelviimasena siis jäätmete plokk. Tootmises neil juba tegelikult väga suurepäraselt jäätmete sorteerimine toimis, eraldi puit erinevate kategooriate kaupa, metall erinevate metalliliikide kaupa, vill, mida siis soojustusena kasutatakse ja plastik, kõik sorteeriti eraldi ja kõik siis ei läinud mitte prügi töötlemisse, vaid tegelikult läksid erinevatele ettevõtetele, kes kasutasid seda toorainena enda mingisuguse tootmise jaoks või töötlesid seda ümber. Betooniga nad tegelevad ise, purustades siis iseenda jääke ja praake, sorteerides neid siis komponentide järgi ja müüvad siis edasi, kas siis pinnase täiteks ehitusvaldkonnas ja ega selle betoonipuruga väga palju muud teha ei ole. Ja ka kontori poole peal, et esimese asja, mis me tegime, me võtsime inimestel prügikastid ära laudade juurest ja tegelikult ehitasime siis koridoridesse, trepikodadesse sorteerimisjaamad ja selle tulemusena õnnestus siis prügi tegelikult olulisel määral vähendada seda prügi tekkimist kontorites. Aga selle eeldus oli, et me tegelikult koha peal saame aru, mis prügi neil tekib, kus tekib, kui palju seda tekib ja vastavalt sellele me lõime siis ka tegelikult lahendused. Ma mõtlesin, tootmises neil juba tegelikult sorteerimine toimis okeilt, aga siis ülejäänud kontori pool
Nii, kas mind on kuulda? Ma igaks juhuks küsin, sest mul tundub, et mind vahepeal... Ja, sa kadusid korraks ära, aga nüüd on sind kuulda. No näed, nüüd on mind kuulda. Ma loodan, et vahepeal siis õnnestub ka pildi tagasi saada. Kas nüüd on pilti ka näha? Jah, nüüd on pilti ka näha. No väga hea. Ühesõnaga, me lõime ka siis visualiseeritud lahendused nende enda prügist ja nende enda keeles, kuna seltskond on kakskeelne ja see tagas, et nad päriselt saavad ka aru, mis kuhu läheb. Ja siin prügisorteerimisel on ka need sellised kompromissi kohad, et kuhu sa paned biolaguneva toidupakendi, et paraku see ei ole biolagunev ja see läheb olmeprügisse ja selles suhtes olime ka ausad ja neil palusime see sinna olmeprügisse panna. Ja tegelikult see on oluline, et nad näevad ka väga selgelt endal tulevikus arengut, et nad on kaasanud välisinvestorina siis ühe maailmas, või ütleme Euroopa suurima tsemenditootja, kes täna on kõige keskkonnateadlikum ja sõbralikum tsemenditootja, olgu kes on väga suure keskkonnamõjuga valdkond, siis see ettevõtte partnerlus tegelikult Framiga sai, ma arvan, ka suuresti võimalikuks tänu sellele, et Fram juba oli väga selgelt ringmajandusele orienteeritud, et see ühise keele leidmine oli lihtsalt väga palju lihtsam. Et jah, plaanid uut tehast ehitada ja uusi tehnoloogiaid kasutusele võtta ja tegelikult vähem raisata ja ka sellist väike taaskasutust teha ehk et väikeste partiidena. Et sellesama klaasi lisamine betooni sisse näiteks selle projekti suurimaks takistuseks on toorene saadavus. Ehk et sellisel kujul, sellises mahus, sellise stabiilse kvaliteediga klaasiprügi saada lihtsalt Eesti Vabariigis ei ole. Et tahaks, aga ei saa. Ja siis ka partnerite võrgustiku rakendamine ja kaasamine, kellega koos seda tehakse. Et Frami jaoks jah, neid võimalusi suure tootmisettevõttena enda jalajälge vähendada ja oma toodet arendada on väga palju. Nad väga mitmes suunas paralleelselt sellega ka tegelevad ja otsustasid siis ka tegelikult oma enda töötajatest alustada, et kas jääda ootama, kui hakatakse prügisorteerimisjaamades prügi sorteerima, siis hakkame ka meie seda sorteerima, ei pigem vastupidi. Et hakkame seda ise tegema, teeme seda ka kodus ja siis on üsna kindel, et meil see mindsetina nagu kinnistub ja siis me suudame seda ettevõttena ka teha. Et sellisel moel me viisime seda läbi siis ühes väga suures tootmisettevõttes väga suurel skaalal ja mõnes mõttes siis ka märkiline see, et üks väike muudatus nende tootmisahelas võib võrduda mitmete tonnide, kilovattide säästetud energia või ressurssidega. Et see mõju on tegelikult päris suur. Ja nüüd, kus nad on ka välisosaluse kaasanud, siis see Saksa ettevõtte, mis on tegelikult väga sajandite pikkust traditsioonidega pereettevõte, ehk et nende väärtusmaailm on õnneks väga hästi paigas. Et sealt on veel väga palju õppida ja hoogu võtta, et hästi kihvt, et nad tegelikult liiguvad vaatamata enda suurele keskkonnamõjule. Auditist oli kasu ja ettevõte kasutab õpitud ja rakendab seda oma igapäevatöösse. Minu 20 minutit sai loodetavasti täis. Ja loodetavasti siis Joel räägib, kuidas sellist disaini või seda ringdisaini auditi tulemusi siis ära kasutada ja kuidas siis päriselt jõuda arusaamisele, mida selle jaoks siis pärast ära teha saab. Aitäh! Ja suur tänu ja siis annakski kohe sõna Joelile edasi. Aitäh, Kaarel, aitäh, Kristiina ja Harri ka nende ettekannete eest. Nii, vaatame, saame selle ekraani jagatud. Nii, kas te pilti näete? Super. Mul on siis rõõm jagada ringdisaini sprindi läbiviimise kogemust Tahekajak ettevõtte näol. Ja see presentatsioon ise on muidu sama presentatsioon, mis siin mõnda aega tagasi ma Ecodesign Circle kogunemisel kandsin ette ja ma nägin, et siin olid mõningad tuttavad näod ka, kes seal ka osalesid, aga saan juurde rääkida siis asjakohaste infot slaidide näol. Taustast natukene, võib-olla mitte nii palju endale keskendudes, aga ringdisaini sprindi metoodika sai siis välja töötatud
viimase aasta jooksul Velvet disainiagentuuris, disainikeskuse tellimusel. Ja praeguseks olen ma siis juba uuel töökohal, aga ega see ei ole antud hetkel kuigi oluline. No nii palju on oluline, et ma juba ministeeriumi tasandil kuulen ka ikkagist nii digiriigi arengu vaatest kui ka laiemalt nii-öelda strateegilisest vaatest ikkagist roheteemade arengut, nii et kinnituseks nii Harri kui ka Kaarli mõtetele, et see rohepööre käib igalt poolt läbi ka MKM-ist. Siis jah, et välja sai töötatud siis 2-päevane ringdisaini sprindi metoodika ja selle väljatöötamise käigus sain ma siis osa ka soomlaste ja rootslaste välja töötatud ringdisaini sprindist, kus ma osalesin osalusvaatlejana Peterburis kui ka Helsingis. Sain kogeda nii online'is läbiviidavat sprinti kui ka siis füüsiliselt läbiviidavat sprinti. Ja siis senimaani on õnnestunud 2 ettevõtte näol seda ise ka rakendada ja seda kogemust omandada. Ja muidugi oluline on hoida pidevat avatud meelt, et kuidas seda veel paremini rakendada, veel paremini soovitud tulemust kätte saada. Ja antud presentatsioonis või antud selles kogemuses ma siin jagaksingi rohkem selliseid õpikohti või mida olen siis enda jaoks mõtestanud senise 2 sprindi läbiviimise seisukohalt ja mida tahaks ka teiega jagada. Aga enne natuke siis Tahest. Tahe kajak kuulub Tahe Outdoorsi grupi alla. Ja grupi alla kuulub siis 4 brändi, kes siis katavad kõik nii-öelda veespordi alad. Grupp siis moodustati mõni aasta tagasi 3 erineva suurema ettevõtte ühinemisel ja paiknevad ka oli Eestis, Hispaanias ja kui ma eksi, siis Prantsusmaal oli 3. ettevõte. Tahe kajak on nüüd ettevõte, mis keskendub Skandinaavia ja Põhja-Ameerika turgudele ja kajaki ja kanuu tootmisele. Ning nende tootmine asub Eestis. Ja selle sprindi jooksul üks ülesanne sprindil ka valida nii-öelda siis oma fookuskoht, et millele me keskendume, mis tootele me keskendume teenusarendusel või tootearendusel. Ja antud hetkel siis sai selleks Segul kajak, mis on mõeldud Skandinaavia turule. Ja siis tegemist on siis komposiitpaatidega, mitte plastikkajakkidega, ning mis tähendab seda, et nad on vastupidavamad, kallimad ja siis mõeldud nõudlikumale kliendile. Et olgu öeldud, et ka seda, et nad ise vähemalt ei määratle ennast selliselt, et nad toodaksid võistlusspordi kajakke, vaid pigem kvaliteetsemaid harrastuskajakke. Mõningad pildid, et jällegi neil on siis 2 tootmisliini. On siis rototootmine, kus nad valmistavad odavamaid plastikkajakke. Ning siin on samuti rototootmisest pilt. Kajak valmib siis vormi valamisel, ütleme siis plastikkraanulite vormi valamisel ja siis läbi sellise keerulise pöörlemistehnika siis kajakka vormi sees valmib. Kuid seal nad ise ütlevad ka, et rototootmises tekib päris palju tootmisvigu ja eks nende
eesmärk on tootmisvigu vähendada, aga see on täiesti eraldi teadus nii-öelda, kuidas neid vigu elimineerida, et praake tekiks võimalikult vähe. Teine tootmisliin on vabandust. Mul ei ole praegu pilte siin komposiitpaadi tootmisest, aga komposiitpaat põhimõtteliselt luuakse käsitööna, kasutades selleks erinevaid kallimaid materjale. Selleks on siis carbon fiber ja muud kallimad materjalid, mis siis sisuliselt liimitakse kokku ja vormitakse käsitööna. Ja muidugi see tootmiskeskkond oli komposiitpaadi tootmisel väga kahjulik, et see oli üks selliseid väljundeid ka, mis sprindist välja tuli, et kuigi neil on rangelt soovituslik töötajatele või isegi nõutav on enesekaitsevahendite kandmine, siis enamus töötajaid seda ei teinud omal vabal tahtel. Aga ka nii-öelda töötajate heaolu tõstmine ja nii-öelda on osa ka sellisest sotsiaalsest väärtusest, mis on ringmajanduse üks väärtuseid, mida luua. Nii et see sai ka kindlasti edasise arendusideena neile kaasa antud. Aga siis sprint ise toimus siis sellises ühes ruumis, kuhu olid kogunenud tootmisjuht, turundusjuht ja teised osapooled, kellega me siis 2 päeva hommikust õhtuni koos olime. Ja osales ka tegevjuht, aga seda pisteliselt ja ma arvan, et selle mõtteni ma tulen ka hilisemas nii-öelda kokkuvõtetes nii-öelda taipamistes või tähelepanekutes. Siin on üks näide ühest harjutusest, mida me ringdisaini sprindis läbi viime. Natuke lähemalt siis sellest sprindist endast ja ma ütlen ära ka seda, et ma nii-öelda ei keskendu nii väga nendele harjutustele, vaid 28. ja 30. aprillil toimub selleks ka eraldi koolitus kõigile huvilistele, kes soovivad sprindi metoodikat tundma õppida ja seda ise tulevikus rakendama hakata. Olete teretulnud sinna ja infot saab sellest disainikeskuselt. Aga lühidalt siiski, et see sprinti metoodika sai üles ehitatud eesmärgil, et seda peaks olema võimeline viia läbi nii-öelda ilma eelnevat auditit tegemata, aga nii-öelda suur protsess rangelt soovitab seda, et see eelnev audit võiks olla eelnevalt tehtud, sellepärast et seda enam loob see kindlasti väärtust ettevõttele. Sest selle auditiga karistatav teadmine on väga oluline sisend sprinti ja mida parem on eeltöö, seda rohkem saab ka sprindist nii-öelda toodete teenuste arendamisel ettevõttega kätte. Aga siis esimene sprindipäev keskendub siis ringmajanduse võimaluste avastamisele, mis siis keskendub rohkem nii-öelda ühe toote või teenuse kontekstis selle avastamisele, aga ka võtab arvesse ettevõtte konteksti. Et teatavas mõttes erineb selle võimaluste avastamine auditis läbiviidavast tegevusest selle poolest, et ta ei tegele niivõrd laiaulatuslike äriprotsesside kaardistamisega, sest et selleks ei jää nii palju aega, vaid pigem sellise konteksti ehitamisega ja võimalikult kiiresti rakendusliku väljundi leidmisega, et kuhu me võiksime keskenduda selleks, et me sprindi käigus võiksime
võiksime nii-öelda lubavamad tootearendused, teenusearendused ideed kätte saada. Ja jällegist, et kui on eelnev audit tehtud, siis tegelikult selle sisendi saab juba auditist kätte ja siis saab juba sellele teadmisele hakata ehitama ka seda võimaluste välja palju täpsemalt. Nii et esimene päev keskendub võimaluste avastamisele, ehk siis ringse väärtusloome kaardistamisele, konteksti ehitamisele ja ka nii-öelda ringdisaini strateegiate rakendamisele. Ehk siis, et jällegi nagu Harri näitas, siis kui auditis on see tehtud, siis saab juba siin sellest kiiremini edasi liikuda. Ja siis fookuskoha valimisele, et enne kõik on see oluline ka sellepärast, et kui ei ole eelnevat auditit tehtud, siis loob see konteksti ja fookuse, millega edasi liikuda. Ja teine sprindipäev keskendub siis puhtalt toote või teenuse arendusele, kasutajate kaasamisele, ideestamisele ja siis selle idee terviklikumaks kontseptsiooniks vormistamisele ja nii-öelda toote elukaare mudelisse asetamisele. Ja see lõpeb sellega, et siis luua tegevusplaan, kuidas jätkata nii selle idee arendamist kui ka laiemalt ettevõtte protsesside arendamist. Nüüd, kas te saate öelda mulle, palju mul aega on? Võtaks 5 minutit veel. Olgu. Et siis mõningad tähelepanekud. Need on sellised üldisemad kokkuvõtvad mõtted, mis on siis nende 2 enda poolt läbi viidud sprindist tulenevad ja mis on siis ka nagu vaatlusel kogutud. Üks esimene nimelt on see, et kui käsitleda sprinti nii-öelda eraldiseisvana harjutusena, siis jah, sprint annab hea sellise esmaülevaate ringdisaini teooriast, kontseptsioonidest ja strateegiatest ja selle rakendusvõimalustest ja on nii-öelda hea selline sisenemispunkt, kui ettevõte tahaks saada sellise esimese kogemuse osaliseks. Aga suures pildis ja mõeldes ka sellele, et kuidas ettevõte saaks paremini ütleme suures pildis, ehk siis ettevõtte nii-öelda suurema muutuse juhtimise perspektiivis omab ringdisaini sprint sellist küllaltki spetsiifilist rolli muutuste kiirendina ja selliste esimeste võimaluste välja nagu avastamiskohana. Aga ta kindlasti ei lahenda kõiki küsimusi, nagu me nägime, milleks auditi läbiviimine on täiesti eesmärgipärane ja ma ütleks, et peale sprinti on sellise disainiteenuse sisseostmine selleks, et seda ideed kontseptsioonina edasi arendada ja lõpuks siis ka rakendada, nii nagu ka Kaarel näiteid tõi, on siis ka sprindile järgnev tegevus koostöös ekspertide ja disaineritega täitsa asjakohane. Et siis oluline on mõtestada, et ringdisaini sprint omab küllaltki eesmärgistatud ja spetsiifilist rolli suures pildis ja mitte omada eeldust, et sprindiga saavad kõik küsimused lahendatud. See on universaalne tõdemus, aga mida me nägime ka oma sprintide elluviimisel, on see, et otsustajate kaasamine varajases sprindi planeerimise etapis kui ka läbiviimisesse ja hilisemasse nii-öelda rakendamisesse on väga oluline ja see huvi tuleb tekitada juba planeerimisfaasis ning seda aega ja tähelepanu või nii-öelda prioriteetsust tuleks siis nagu rõhutada. Vastasel juhul ei pruugi ka sprindis loodavad tulemused kuigi suurt tähelepanu saada ja ellu rakenduda. Nii et otsustajate kaasamine ja oluliste osapoolte kaasamine on kogu sprindi planeerimisel võtmetähtsusega.
siis nii, et sprindi, et jällegist rääkides sellest, et sprint omab suures pildis spetsiifilist rolli, siis me näeme, et ka see 2 päeva on need, mis aitavad leida esimesi ideid ja rakendusvõimalusi ja arendada kontseptsiooni teatava kauguseni. Need kontseptsioonid jäävad küllaltki tooreks, aga need annavad nagu aimduse sellest, millega edasi minna, mis prototüüpe edasi arendada ning neid testima minna. Aga kindlasti peab arvestama sellega, et sprindile peaks järgnema veel täiendav töö ja meeskond peaks olema selleks ka valmis. Ja lisaks nagu klassikaliselt sprintide näol, siis kuigi me keskendume ühe kindla toote või teenuse arendamisele, siis tavaliselt toob sprint välja hulgaliselt teisi ideid, kuidas ettevõtte teisi tooteid, teenuseid või tootmisprotsesse ringdisainist lähtuvalt parendada ja arendada ja teinekord tulevad ka täiesti innovaatilisemad ideed. Ja mis puudutab otsustajate kaasamist, siis sprindi lõpus ideede hindamine ja nendest potentsiaalsemate ideede väljavalimine on väga oluline tegevus selleks, et saavutada need esimesed võidud või esimene võit organisatsioonis, mis võib-olla ei ole nii teadlik ja küps ringdisaini ja ringmajanduse teemadel. Näiteks olukorras, kus kohas võib-olla on tarvis ka nii-öelda juhtiv tasandile ringmajanduse olulisus nii-öelda maha müüa. Et ka sellises olukorras on nende esmaste ideede valimine väga olulise tähtsusega. Ja siinkohal on tõesti nende otsustajate kaasamine oluline. Nüüd natuke praktilisema poole peal, siis jällegi natuke universaalsem tõdemus, aga ka sellel teemal, kus me tegeleme nii-öelda paljude ettevõtete jaoks täitsa uue teemaga, on sellise usalduse ja hea koostööatmosfääri loomine väga oluliseks eelduseks selleks, et ettevõte oleks valmis oma tagatuba nii-öelda avama ja nii-öelda koos mõtestama, kuidas oma protsesse parandada, et nii-öelda pikemas disainiprotsessis on selleks rohkem aega, aga sprindis muutub see niivõrd palju olulisemaks, kuna tegemist on 2 päevaga, millal see tulemus tuleb kätte saada. Ma arvan, et siinkohal on ka see ettevalmistustöö, see võtmekoht, kus kohas see usaldus saavutada ja koostöö atmosfääri ehitada. Nüüd, et meie selles antud sprindis tõime sisse ka nii-öelda päris kasutajate kaasamise nende ideede valideerimiseks teisel päeval ja nii-öelda senise kogemuse pealt on see olnud hästi kasulik ja väärtuslik ühest küljest selle poolest, et need annavad sellise reaalse välise vaate sellele ideele ja siis aitab seda ideed valideerida. Et sageli, kui ettevõtetes see tootearendusprotsess ei ole niivõrd paigas, siis kasutajate kaasamist üldjuhul tavapraktikana ei tehta, et see on nii-öelda klassikalisema tootearenduse protsessi vaatest ka juba kasulik. Ja viimased paar mõtet on need, et teenuse disain üldisemalt omab olulist rolli nii selles sprindis kui ka laiemalt
ringmajanduses, kuna selline teenuspõhine lähenemine on üks selliseid võtmestrateegiaid ka ringmajandusele üleminekul, mõtestamaks, et kas klientidele ja inimestel on üldse tooteid vaja või siis saame me selle vajaduse kuidagi teisiti ära lahendatud. Ja muidugi see jätkusuutlik lahendus ei peaks olema nagu kompromisslahendus, vaid pigem atraktiivne kasutajale ja selliselt ka selline kasutajakeskne lähenemine on siinkohal oluline. Ja viimane mõte on see, et mida ma olen taibanud ja näinud, on see, et tõesti, kui audit saab tehtud enne sprinti, siis see võimaldab oluliselt paremini valida neid eriala disainereid, kes võimalikult palju tooksid väärtust sellele ettevõttele selle sprindi jooksul, nii et nende sprindis osalejate valimine disainerite näol hakkab ka päris olulist rolli mängima selleks, et need lahendused võiksid jõuda võimalikult küpsesse faasi. Ja siinkohal et mitte ainult keskenduda võib-olla toote või teenuse disainil, aga et seal võivad tulla veel teised kompetentsidki juurde. Näiteks keskkonnadisain. Aga see on minu poolt kõik. Aitäh! Joel, mul on kohe sulle üks küsimus. Kas sa saaksid äkki mõne sõnaga kirjeldada, et kellele selline sprint kõige rohkem sobib, et millisele ettevõttele? Ma ütleks nii nagu Harri ütles, selline väike või keskmise suurusega ettevõte on kindlasti see, kes saaksid kiiresti tulemused kätte ja ma arvan, et see sobib kõigile ka sellepärast, et see nõuab teatavat eeltööd, mis eeldabki sellise fookuse ja kitsenduse valimist ja kui see eeltöö on tehtud, siis ma ei näe takistust, miks ka suured ettevõtted ei võiks sellest kasu lõigata. Aga jällegi suure ettevõtte puhul on see eelnev audit vägagi oluline ja ütleme, väiksema ettevõtte puhul on võimalik see algteadmine esimese päeva jooksul kiiremini ära kaardistada. Ma veel tooks siia juurde sellise mõtte, et tootev ettevõte on kindlasti sektor, mis saab sellest palju kasu lõigata, eriti juhul, kui nad on valmis mõtestama oma tootmist ümber ka teenuse vaates. Et see on üks lähenemisnurk, mis võib ka sprindi jooksul kõvasti kasu tuua. Ma võib-olla nii palju täiendan Joelit, et tootev ettevõte, tõenäoliselt arenev ettevõte, kes on paindlik ja valmis avatud muutusteks. Ehk kui ta on väga established ja väga jäik ja väga teinud nii, nagu ta on alati teinud, siis tõenäoliselt neid muutusi ei teki. Ja ma arvan, et ka edukas ettevõte selles plaanis, et tal on võimalust ja võimekust investeerida muutustesse. Et see ei ole kokkuhoiu koht üldjuhul, see on kulude koht. Et see kokkuhoid tuleb teistsuguste mõõdikutega kui raha. Ehk et ta tuleb keskkonnamõjude ja ütleme, et see ahel on oluliselt pikem, et see kokkuhoid jõuaks ka ettevõtte kontonumbrile ühel hetkel. Et kui ettevõttel on juba rasked ajad keeruline, siis tegelikult sealt ennast kuidagi välja vingerdada läbi ringmajandusliku mõtlemise ilmselt ei ole kuigi mõistlik. Ma võib-olla siis lisan ka 2 sõnaga juurde, et nii nagu juba varasemate ettekannete puhul on, ma kujutan ette, välja koorunud, on siis sellise auditi tegemine just praeguses olukorras, kus võib-olla ettevõte ise ei ole veel päris kindel, eks ju, et mida talle selline ringmajanduse
ringdisaini pool võiks anda, kas on talle perspektiivne, et selles mõttes see auditi tegemine sinna ette on hea, aga nii nagu Joel ütles, et kui see ettevõte on väga selgesti näeb ja tegelikult ka ma kujutan ette, disainer ise, kes aitab ettevõtet ju näeb ka seda perspektiivi, et siis on mõistlik jah, võib-olla kohe hüpata sprinti ja just nii nagu Joel välja tõi selle esimese päeva jooksul selle sama nii-öelda kaardistamise muuhulgas ära ka teha. Aga lihtsalt infoks nii palju juurde, et meil on praegu disainikeskusega koostöös siis väljatöötamisel ka selline enesehindamise lihtne vahend, mis siis aitab ettevõttel, ma ei tea, oli seal 10 küsimust vastates, siis teha väikse sellise enesehindamise, mis siis natukene annab võib-olla sisendit, et millega võiks alustada, kas üleüldse ringdisain võiks ettevõttele perspektiivne olla üldisemas plaanis, kas oleks mõistlik minna disaini või seda auditit tegema või tellima ja ka anda juba viiteid, et miks mitte kohe hüpata sprinti, et selline väike abivahend on meil väljatöötamisel ja ma loodan, et siin lähiajal saab siis ka disainikeskuse ja ka Ringmajanduse Foorumi kodulehele üles, et siis saab seal sellega natukene nagu mängida ettevõtte, et endale sellest sisendit saada. Harri, sa küll natuke puudutasid seda teemat, aga selline küsimus, et kas võtta näiteks ringdisaini auditit, kas see on harjutus, mida ettevõte võiks ise läbi viia ettevõtte siseselt või kas sellistes harjutustesse oleks kindlalt vaja kaasata kedagi väljaspoolt? Sellisel kujul, nagu praegu me oleme seda teinud ja ka mida me oleme nagu tervikuna vaadanud nii selle auditi kui ka sprindi puhul ja nii nagu ka Joel tõi, et tegelikult on päris hea, kui kõrvalt keegi aitab sul seda läbi viia. Ka auditi puhul tegelikult kehtib sama, me oleme tegelikult siin mõelnud ja tegelikult on ka ju e-keskkonnas kättesaadavad erinevad nii-öelda eneseauditi mudelid, aga kui me oleme vaadanud nende kasutajakogemust ja ka tulemuslikkust, siis me näeme, et üldiselt see teema, eriti siin Eestis, kus ta ikkagi vajab natukene lahti mõtestamist, siis on ikkagi parem, kui seda teeb keegi, kellega tehakse seda koostöös siis kellegiga väljaspoolt, kes siis seda nii-öelda metoodikat valdab ja oskab ka siis ettevõttel neid õigeid küsimusi esitada ja õigele siis nii-öelda suunata teda just, kui me räägime sprindi puhul. Nii, mul on veel üks küsimus. Kaarel, et sa tõid väga huvitava näite täiesti arvestava suurusega tootmisettevõttest, kes on siis ringdisaini auditi läbi viinud. Kas sa oskaksid äkki öelda, et mis sa arvad, mis võiksid olla takistused, et miks muidu on ettevõtted selle ringdisaini teemade koha pealt nad pigem tagasihoidliku huviga olnud? See on juba korduvalt täna ka läbi käinud, et otsustajad peavad olema kaasatud protsessi, aga teisest küljest nende kaasatus iseenesest ei tähenda veel muudatuste juhtimist. Ma arvan, et siin on küsimus ka nende motivatsioonis, nende väärtusmaailmas. Iga ettevõte ei tulegi kunagi nende põhimõtetega kaasa, sest nad ei ole eestvedajad. Et need ettevõtted, kellel on teatud sisemine ambitsioon olla teistest mingil moel parem, siis see annab neile väga arvestatava võimaluse saavutada edumaa, sest see on megatrendi teema hetkel, et sa kas oled meiega või sa jääd maha, et mõistlik on siis nii-öelda lennata sellega kaasa ja omandada siis konkurentsieeliseid. Ja võib-olla teine pool, miks veel palju ahest võib-olla maha kukub, on see, et nendel otsustajatel ei ole endil tihtipeale võimekustega ressurssi kõigega igal pool kogu aeg kaasas olla. Et tegelikult sellel projektil majas sees peaks olema omanik, vastutaja, eestvedaja, ükskõik mis positsioonil ta tegelikult on, kas ta tootmisinimene või personalijuht, aga vahet ei ole. Kuniks talle isiklikult on see teema oluline, huvitav ja tal on siis omanike või juhtkonna poolt ka tegelikult volitus ja vastutus antud, et seda teemat vedada. Sest see on alati seotud ressurssidega, see on alati seotud ka kuludega. Et see on see koht, kus tegelikult on vaja žongleerida ja
ja see on ka see koht, kus siis tuleb tegelikult peale maksta nendele teatud tegevustele, teatud põhimõtetele truuks jäämisele. Tooraine on kallim, protsessid on keerukamad, tarneahelad on pikemad, ajakulu on suurem, et tegelikult lihtsam oleks lüüa käega ja teha nii nagu vanasti ja põletada, nii et musta tossu tagant tuleb ja kõik on hästi just. Võib-olla natukene ka lisama olen täitsa nõus jah, et selline see juhtimiskultuur või ütleme jah, selline tippjuhi eestvõtmine on vajalik, ilma selleta ei ole üldse mõtet selle teemaga edasi minna. Aga nii nagu ma siin enne välja tõin, et meie kokkuvõtvad uuringud nende ringdisaini auditite osas ka näitavad, et kui ettevõtte oskus õppida ja sidemeid luua, ehk siis tegelikult ise tekitada siis seda aru saada, mis maailmas toimub, ehk siis selle suure, mida Kaarel ütles, selle megatrendi hoomamine ja teiselt poolt ka natukene siis otsida abi. Ehk selge on see, mis pärast me ju tegelikult ka need vahendid oleme välja töötanud, et ettevõtted, kui nad on teadvustanud endale, et nad tahavad edasi minna ja selgesti sellise arengu perspektiivi endale loovad strateegilisel tasandil, siis neil on ka abi vaja ja see oskus siis leida abi ettevõttest väljaspoolt, see on jällegi ettevõtte teatud sellise juhtimissüsteemi oskus ja et kuidas nad seda suudavad teha ja meie Eestis kipub olema nii, et ettevõtted jäävad jah, nagu ma enne ütlesin, oma mulli väga kinni ja ei oska nagu sealt välja vaadata ja see viib selleni, et tehakse vähe koostööd ja see on tegelikult see koostöö teema on ju tegelikult ringmajanduse aluspõhimõte. Ehk siis ainult iseenda mullis mingit ringmajandust, ringdisaini teha on väga-väga keeruline. Sageli lõpebki sellise ka rohepesuga, et taotakse vastu rinda, et me nüüd teeme, me oleme nüüd suurepärased, sellest tehakse ka, on silma jäänud ka endal siin viimasel ajal mingisugused reklaamikampaaniaid. Et see ei ole kuigi tõsiselt võetav, kui sa oled natukenegi teemaga kursis, ehk et kui sa vähegi oled ringmajanduslikult teadlikult mõtlev ettevõte, siis sa saad aru, kui suur see temaatika tegelikult on, kui palju, kui sa sellega tegelema hakkad, siis saad aru, et sa ei saa sellega kunagi valmis. Mistõttu pasundada, et me nüüd oleme, näitab suhteliselt sellist naiivset maailmavaadet, et tegelikult sul on 98% veel minna, et natukene vara on seda trummi taguda, et neid arenguvõimalusi ja kohti sa siis kas ei näe, ehk et ei olegi õppimisvõimeline organisatsioon või siis üritabki näida kellegina, keda tegelikult ei ole. Et Frami puhul on mõnes mõttes nagu hea meel, et nad ise avalikult seda trummi ei tao väljapoole, nad taovad seda väga tugevasti sissepoole oma enda inimestele, et päriselt hakkasid kodus ka tegema. Kui nad kodus ei tee, ei sorteeri ja ei järgi neid põhimõtteid, siis kuidas me saame tööandjana eeldada, et nad tööl nendest kinni suudavad pidada. Nagu väga rohujuure tasandilt. Frami puhul jah, see vähemalt minu kogemus oli ja tegelikult Kaarel, mida sa ka välja tõid, ega sa tegid sinna ka oma sprindi sinna otsa, eks ju, kogu see jäätmeteema ja see ettevõtte sisemise kultuuri, selle jäätmete kogumine ja see oli nagu omaette täiesti tegevus ja tegelikult mulle meeldis jah Frami puhul, et nemad võib-olla olid siis pigem jah, vähemasti tol ajal olid nad klassikaline Eesti ettevõte, kes võib-olla vaatas rohkem endasse ja väga palju nagu mürakära ei teinud, kuigi mürakära tuleb kõigil ajal teha. Just selles suhtes ma Kaarliga jällegi nõustun, et me pigem täna näeme natuke selles rohepöördes, kuidas ettevõtted, nad teevad midagi sarnast, mis on mujal maailmas arenenud riikides 20-30 aastat tagasi. Selline klassikaline nagu rohepesu teema kipub meil ka siin väga selgesti üles tõusma. Sellepärast ongi vaja nagu süsteemselt ja tervelikult ja sisuliselt selle asjaga tegeleda ja siis, kui see on tehtud, siis miks mitte, siis on täiesti õigustatud ka seda oma edusamme väljapool näidata. Tahaksin võib-olla tuua korraks vestlusringi sellise teema, et Kaarel, sa mainisid või sa tõid välja selle, et väga-väga pikk tee on minna, eks ole, et tõeliselt ringseks muutuda ja see on tõsi ja välja ka selle, et väga palju on vaja investeerida sellesse, aga et mis vaade teil on sellele, et kas see ongi nagu pealemaksmise üritus esialgu või mõnda aega või on siin sellised
kiire võidu strateegiaid ka, mis ei pruugi ollagi just nagu kahjumlikud, et mis võivad tuua ühel või teisel viisil mingisuguse kasumlikkuse. Et natuke laiendades lihtsalt, et ringmajanduse strateegiaid ja mudeleid ja erinevaid metoodikaid uurides ja tutvudes, siis minu pilt vähemalt laienes päris tugevalt selles osas, et mida me ringdisaini all käsitleme. Et kui võtta näiteks kas või see butterfly diagrammi näiteks ette, et võib-olla üks samm edasi, kui asja endale mitte liialt nagu võimatuks mõtestada, on see, et kui mõtestada, et kus kohas sinu äri või selles terviksüsteemis paikneb ja mis on esimesed nagu nihked selles suunas, et muutuda nii-öelda rohelisemaks või ringsemaks nii-öelda. Et muidugi selleks, et ring täielikult sulgeda, see ongi väga-väga pikk ja võib-olla, et isegi aastakümnete töö. Aga selleks, et liikuda juba jätkusuutlikkuse suunas ja kas on siis tootestrateegia, mis on vaja ümber mõelda, näiteks odavamate masstootmistoodete asemel kvaliteetsema ja pikemaajalise toote strateegia suunas liikuda või mõni muu nihe, mis teha, siis ometi sellega nagu saavutatakse mingid hüpped ja see ei pruugi olla ilmtingimata kahjulik või kuidas te ise kommenteerite seda teemat? No ma võin... Kaarel, ole hea. Ma tegin ka nendele jooksvalt märkmeid, et need samad 3 märksõna mul käisid läbi, et see kiire käega kasutav võit on tegelikult hästi hädavajalik ja ma usun, et disainisprendi lahenduste üks eesmärke peakski olema kiiresti tõestada, et on võimalik nüüd ja kohe midagi juba ära teha, nii et see mõju on nähtav, käega katsutav, kas ta on ka rahaliselt mõõdetav, ei ole isegi nii oluline, sest see emotsionaalne liitakas peab nagu olema seal sees. Teine on nagu see koht, kus nagu miks on vaja disainerit kaasata ja miks ka disainer peab nagu süvenema asja on tegelikult, et need lahendused peavad sündima ettevõtte äri kontekstis. Ehk et selge on see, et me peame piirama ressursside raiskamist ja optimeerima siis nende kasutamist igal võimalikul moel, seal hulgas tootearenduses, aga igal ettevõttel on oma ärimudel, oma äri kontekst, ehk et need lahendused peavad sündima selle ettevõtte äri kontekstis. See, mida üks betoonitootja teeb, ei saa üks ühele üle võtta teine betoonitootja, sest ta asub teises kohas, teises keelekultuuri äriruumis, et seal on vaja teistmoodi läheneda. Ja kolmas, ma arvan, see võidu pool, see rahaline võit igal juhul ühel hetkel sealt tekib, sest kui sa seda ei tee, sa jääd rongist maha, sa kaotad oma kliendid ja teine võidumoment on, ma arvan, ongi läbi selle tootearenduse innovatsiooni, ehk et sa jõuad teistsuguste toodeteni, sa jõuad toodetest teenusteni ja sa saad aru, et hei, palju lihtsam on raha teenida, ja palju suurema plussmärgiga on see teenitud raha. Minu kommentaar nagu sellele teemale. Aga Harri, sul oli ka üks mõte, mis sa tahtsid jagada? Ei, ma mõtlesin täpselt samamoodi, et tegelikult ja mulle meeldis, Joel, et sa tõid välja, et mis need nagu selle sprindi, vahet ei ole, see võib tulla nii sprindis kui ka auditi käigus, eks ju, et mis on need nii-öelda olulised momendid ja me räägime ju väga kiiresti ja lühikesest protsessist, eks ju, auditi läbiviimine isegi poole päevaga väiksemates ettevõtetes ja nii nagu sa Joel välja tõid 2 päeva, eks ju, me oleme paketeerinud selle hästi lühikeseks kokku ja seal on nagu polegi mõtet nagu mõelda, et selle protsessi käigus ja sa suudad kuidagi siis teha totaalse kvalitatiivse hüppe kuskil ja hakkab raha siis kuskilt sisse tulema, et sul on mingi täiesti uus innovaatiline ärimudel või toode, eks ju. Ehk me peame teadvustama, et see on pikk protsess ja mida rohkem sa sellest teada saad, mida rohkem sa süvened, seda asendama, see võib isegi välja näha, aga oluline on just see aha-moment või nagu sa Joel välja tõid, et on nagu mõnes mõttes kogu see protsess, kui ta paketeerida sellisesse meie abivahenditesse või ütleme töövahenditesse, ta aitab kiiremini ettevõttel teadvustada neid asju ja minu jaoks on juba väga oluline see, et ettevõttes see protsess tänu nendele vahenditele ja meie nii-öelda kaasabile me saame seda protsessi kiirendada, tekiks ettevõttes arusaam tegelikult sellest süsteemi komplekssusest ja võimalustest ehk siis valmisolek reageerida ja see on ja kui seda tehakse nagu sellises võtmes nagu see näiteks sprindi puhul ka, et sa tood ettevõtte võtmetegijad kokku, nad teevad seda koos ja võib-olla mõnes mõttes sellises tavarutiin
olukorrast, mida ettevõte ise omal käel leiutama hakates võtakse palju rohkem aega ja ei teki sellist sünergiat. See ongi see, et lõppkokkuvõttes ettevõttel on selline valmisolek selles muutuvas maailmas edukamalt toimetada ja seal polegi enam vahe, kas ta tuleb täiesti uue tootega või hakkab oma tooteid redisainima, ümber vaatama, teeb hoopis võib-olla oma töötajate keskkonnateadlikkust ja läbi selle, eks ju, muutub efektiivsemaks ehk siis see valmisolek reageerida ja oma riske hinnata. Mina arvan, et see on see esimene samm, mida peaks tegema ja selle pinnal see on juba iseenesest, pole võib-olla otseselt mõõdetav suure summa rahaga, aga see on kindlasti ettevõtte perspektiivi mõttes kindlasti positiivse väärtus. Ja ma sekundeeriks sellele mõttele sellega, et teatud mõttes selle vähemalt teadlikkuse omamine sellest teemast on juba vältimatu, kuna tegelikult ju seadused hakkavad ka piirama või kuidagi survestama tegevust ja nii-öelda enda koha leidmine süsteemis ja mõistmine, kus suunas liikuma hakata, kuidas parendada ja edasi liikuda nii suures pildis või pikemaajaliselt kui ka lühemaajaliselt on üha enam ja enam võtmeküsimus sellel rohepöördes nii-öelda või ökodisainis. Et esialgu ei pea vägisi kohe mingisuguse tohutu highlighti või mingisuguse asjaga, mida siis kohe kommunikeerida, eks ju. Ehk siis see ei pea olema, ma arvan, et see ei ole nui-neljaks eesmärk, eks ju. Eesmärk on ikkagi tekitada seda arusaamist ja valmisolekut ja seda peab tegema süsteemselt ja kui seda tekitada sellises võtmes, nagu need kaks vahendit, mida me täna tutvustasime, pakuvad, siis küllaltki ressursitõhusalt ja kiirelt saad sa sellise, kuidas sa ütlesid, kiirendi või nagu sa ütlesid, eks ta annab väikse boosti ettevõttele ikkagi edasi liikuda ja see võib olla oluline, nagu ka Kaarel näitena välja tõi, et ühel momendil, kui on vaja oma ärimudelit ümber vaadata või siis investoreid kaasata, siis oskad seda hoopis teise pilguga hinnata ja võib-olla sa teed õiged otsused. See tasub ennast ära võib-olla hoopis mingisuguses muus kohas. Market Farmi puhul see tasuski ennast ära selle välisinvestori kaasamise näol, sest et ta ei investeerinud mingisse muusse ettevõttesse, vaid just nimelt nendesse. Nende jaoks oli see väga suur võit. Kristiina, nüüd sa tahad meie poe kokku panna selleks korraks, on nii? Jah, meil hakkas just põnevaks minema, aga sa võid ju tegelikult lubada, et me varsti korraldame uue sihukese ürituse, on ju nii? Jah, tõepoolest, meil on kavas korraldada veel neid üritusi, meil on kuupäevad ilmselt selginevad lähiajal ja infot jagatakse siis nii EKIA kui ka disainikeskuse kanalites. Ja ma siin kohal ka lisaks ka sellise asja, et kõik ettevõtete esindajad, kes siin täna kuulavad, et me väga julgustame neid Ring Design Sprinti ka oma ettevõttes läbi viima ja sellega huvilised siis võivad ühendust võtta disainikeskusega, täpsemalt siis Kerliga. Ma panen tema kontakti chatboxi ja siis, kus tema abiga saab siis üheskoos leida sobivad eksperdid ning aja sprindi läbiviimiseks. Ja tulevikus me tahame siis, loodetavasti lähitulevikus me tahaksime siis luua ka niisuguse ühisema platvormi, infoplatvormi, kus me koondame siis muid tööriistasid ka. Nagu ma ütlesin, selline enesehindamise väikene vidin saab kindlasti olema, aga ka muud tööriistad, mis meil on plaanis siin EKIA ringmajanduse foorumi all välja töötada, nii et kindlasti neid abivahendeid tuleb lisaks juurde ja tekib siis võib-olla üks hea keskkond, kus siis kõik huvilised saavad vajalikku informatsiooni, abi ja tuge. Ja muidugi jällegi veel rõhutada, et hea meel on see, et on tekkinud siis ka terve hulk disainereid või kuidas te nimetate, disainijuhte, kes siis on valmis ka ettevõtteid nõustuma, et ka kindlasti selles suhtes siis, kui kellelgi on soov tuge saada, et siis jällegi pöörduda kas EKIA või siis disainikeskuse poole, et me saame siis teile selles suhtes abi pakkuda. Ja suur tänu kõigile esinejatele ja ka kõigile kuulajatele. Siis salvestus laetakse üles EKIA disainikeskuse kodulehele ja kuidas slaididega on, kas kõik on nõus jagama enda slaide?
ma pean konsulteerima jah, oma kliendiga, kas ja mida ma saan jagada, aga Okei. midagi kindlasti. no igal juhul on võimalik järgi vaadata. Esialgu saab sellest salvestisest ka nii palju, kui saab, aga me võib-olla siis, kui on võimalik, paneme need slaidid eraldi. Okei. Aga aitäh kutsumast ja palju siis ringset edu kõigile!